õhtul tegin veel uue to-do listi, et hommikuks ka ikka nagu tegevust oleks, et mida veel pakkida, mida kodus ära lõpetada, enne kui saab minema minna. Ja ega ikka jäi asju maha, et mõtled küll, et teed ja oled ja küll saab ja aga tegelikkuses läks hoopis teistmoodi, et üht-teist väga tähtsat jäi ka sel korral maha. Nagu näiteks juhiluba. Et ma ei teagi, mis saab. Tuuker juba magas, siis kui mina to-do listi tegin, tema teadis, et tuleb ilusti välja magada suureks reisiks. Ja seda ta ka tegi. No, hommikul läks uni varakult ära, aga tundub, et kärbsel seal laes läks veel enne mind uni ära, nii et ma hakkasin toimetama juba 5 ajal. Ja seda manti ikka tuli. Võtsin palju raamatuid kaasa, kuna õhtuti pole väga midagi teha. Nüüd praegu Poolas seda pealelugemist tehes ja just neid kotte enne tõstes siin autos ringi, ma ikka kirun ennast, et ma asju ära ei pand. No nii, kell on hommiku 5:31, pühapäev. Mul läks uni varakult ära. Kui hästi kuuled, siis kuuled, et linnud on üles ärganud. See on see kevade värk, kus nad hakkavad laulma mingi hetk. Täna on 17. märts, pühapäev, kell on umbes 5:31. Mul läks uni juba 3 ajal ära, nii et ma hakkasin tegutsema. Manti tuli toast veel 3 kotti juurde ja kindlasti jäi ikkagi midagi maha. Ja nüüd on siis aeg asuda teele, et käin veel pangaautomaadist läbi, võtan sularaha, Lätis teen esimese tankimise ja head teed. Et et ülemine silt on ära kulunud, et see kleepekas ei ole vist väga ilmastikukindel, ta on niisugune helkur kleeps, et teisel autol on ka, et särab väga, väga uhkelt. Aga vaatame, milline auto siis on praegusel hetkel, kui kõik mant on juba sees. Nii, need kotid tulid kõik hommiku juurde, mitte 3, vaid 4. Tuuker, sa oled nagu õnnetusunnik siin. Tuuker ei saa mitte midagi aru, et mis toimub. Ja miks me jälle kuhugi lähme ja miks ta magada ei saa. Ma tegi oma pissiringi ära, õue ta minna eriti ei tahtnud, kuna õues sajab, ma ei teagi, kas on vihm või lörts või siuke mingi vahepealne mant. Et jah. Aga nüüd eest on auto umbes selline. No, väga hull ei ole, päris tsiviliseeritud. Ja siis siin on see koeravõrk. Paari päeva eest ma käisin Tallinnas, siis koeravõrku ei olnud ja Tuuker oli taga lahtiselt ja siis ta lendas ette. Tehmatas päris ära. No, Tallinna liiklus on siuke äkiline, et tuleb äkki pidurdada. Ma olin unustanud ta kinni panna ja ma ei pannud teda ka sinna täitsa pagassi, et täiesti oma viga. Aga keegi viga ei saanud, nii et Tuuker on pommikindel. Armatuuris ükski ülearune tuli ei põle. Kustutame selle, lükkame selle kõik värgi siin ilusasti nulli, et siis teame ka pärast palju sõidame. Nii. Ja lähebki lahti. No nii, pangaautomaadist on raha välja võetud. Kell on veel liiga vähe. Autoga tundub kõik korras olevat. See autokell näitab aiateibaid, et sellele ei tasu tähelepanu pöörata ja mootori tuli põleb, kuna ma ei ole täielikult autot käivitanud. Karmin siin kerib ennast, ma lükkasin sinna sisse lihtsalt Barcelona, et ma arvan, et ma sõidan kuskile tegelikult täna Poola ja vast Varssavist natukene edasi, kui väga suurtesse ummikutesse ei jää. Tuuker on seal kuskil taga. Tuuker on ka igatepidi sõiduvalmis. Ta päris hästi ei saa aru, mis nagu toimub, aga ma loodan, et ta varsti jääb magama. Et saab aru, et paremaks ei lähe nii pea, et tuleb pikk sõidupäev. Ja järgmine peatus siis on Lätis, kuna ma pean tankima, kütust on mingi veerand paaki. Hommikul lükkasin pika kampsuni selga, et sellega on nagu hea ei pea jopet peale tõmbama, et saab siuke siu-siau õues ära käidud, kui on vaja, et kas tankida või vetsu või korraks koeraga jalutama. Et siuksed kiired käigud saab ruttu ja mugavalt ära teha ja endal on ka nagu hea ja soe
olla, aga nüüd ma siis hakkan sõitma. Et eks näis kaua jaksab, sest ma olen suht koht varakult üleval. Ma olen mul esineb unehäireid, kuna siis, kui on siuke ärev aeg või on midagi tulemas või oled natukene närvis, siis see magamine ei taha hästi välja tulla. Nii et täna selleks mul ka kuskil seal 3 ajal läks juba uni ära ja siis ma üritasin küll uuesti magama jääda, aga midagi välja ei tulnud ja tänu sellele ma siis alustangi täna nii vara. Kell on nüüd pea 6 ja lähme teele. Teooria on üks, aga praktika on teine. Tegelikult tasuks asjad ikka nagu enam-vähem ära panna, sest kui õhtul jõuad sinna ööbimiskohta, siis tegelikult oled päevast väsinud ja viimane asi, mida tegema tahad hakata, on see, et hakata otsima, kus miski on või kas või päeval, et kus miski on. Ja siis teine asi, et neid kotte õhtusel kuhugi nagu ära panema hakata, et see mõte küll kõik loksub nagu ise paika, jah, loksubki. Aga lihtsalt esimene õhtu ei tahaks selle kõigega tegeleda. Siin ma olen Valga Olerexis, tankisin ja natuke sättisin kaarti. Tegelikult see Garmin ei hakanud korralikult tööle, et ta nagu lülitab ennast ise välja, nii et ma sõitsin ikkagi Waze'iga. Seni kõige soodsam kütus oli Leedus ja mulle tundub, et kõige kallim on olnud Lätis. Et Leedus oli 1,4 pudinatega ja Lätis oli 1,6. Leedus kõikus hästi palju, et kohati läks nagu Läti hinnale järgi. Et olenes vist tanklaketist. Lisaks heale kütuse hinnale Leedus olid siis Kempsus ka Leedu kaunemad poisid üles rivistatud. Et välisukse peal naiste omal siis oli naise pilt ja tulid sisse, siis olid meeste pildid, siuksed merelises rõivastuses ja siis siin ongi see tankla ja seal oli siis kütus 1,4 ja pudinaid peale. Leedus oli ilm kõige heitlikum, et tuli natuke lund ja tuli vihma. Ja siis ma vastasin ühe muuseumi, mis oli tee ääres, aga muuseum oli kinni, nii et kahjuks ei saanud minna. Aga ta oli nii mugavalt tee ääres, et oli kohe hea sisse põigata. Ma ei tea, mingi lennunduse teemaline muuseum.
täna oli päris asjalik sõidupäev. Kokku sai sõidetud üle 900 kilomeetri, eesmärk oli küll üle 1000, aga ma kuidagi väsisin ära, et arvatavasti see üks magamata öö seal all andis ka nagu oma panuse. Ja noh, see lõpp, et praegu ma olen Varssavist läbi tulnud ja natukene edasi, et on veel omajagu minna. Enne Varssavit seal, kus juba on hästi palju radasid, seal juhtus ka siuke ebameeldiv situatsioon, et mina olin keskmise rea peal ja minu ees oli üks valge kaubik, aga ta sõitis kuidagi imelikult, kuidagi aeglaselt ja siis ta nagu ühed rattad olid nagu osaliselt üle selle ridasid eraldava joone. Umbes nagu tahaks kuhugi poole keerata, aga nagu ei tahaks ka, nagu suunda poolt ka see, siis anda aru, mis ta teeb ja minu taga oli rekka. Ja siis sõitis selle auto kõrvale kuskilt politseibuss ja politseinik käes siis käe sealt oma nuiaga aknast välja ja andis talle märku, et see kaubikujuht tõmmaku kõrvale. Ja siis politsei sõitis nagu tema ette ja hakkas ise sealt eest nagu ära keerama ja siis kaubikujuht siis ka nagu pidurdas ja üritas midagi seal teha ja järgi minna, on ju. Aga ta tegi seda väga aeglaselt, sest kahelt poolt tulid autod, et minul olid nagu kahel pool olid autod, mul ei olnud kuhugi keerata ja mul oli selja taga rekka, et väga, kõik läks väga hästi. Aga võib-olla kui oleks olnud näiteks tee libe, siis oleks olnud sellised hoopis teistsugused tagajärjed sellel lool. Ja siis peale seda mul läks nagu sõitmise motivatsioon suht koht nagu ära, et ma mõtlesin, et ma teen Varssavi lõpuni ja siis aitab küll tänaseks, et küll jõuab siin ülejäänud päevad sõita nii, et vähe ei ole, et ma ise arvan, et see Poola ongi kõige hullem, Poola ja Saksamaa, sest tegelikult juba Leedust hakkab see rekkate jant ja siis Poolas nad veel nagu paljunevad ja Saksamaal kõik lihtsalt sõidavad hästi-hästi ruttu ja valitseb minu meelest siuke nagu tugevam õigus. Et siis mulle tundub, kui nagu Prantsusmaale ära saad, siis oled nagu tsivilisatsioonis tagasi. Et on hea ja rahulik sõita. Ja minu meelest Hispaania on ka väga mõnus maa, kus nagu sõita. Et ma räägin just sellest maanteest siis, et nagu see maantee sõit minu meelest Poolas ja Saksamaal on päris vastik. Aga homme ongi siis Poola ja Saksamaa päev ja vaatab, kuhuni ma välja jõuan. Et alustan siis, kui ärkan. Et ma ei tea, nüüd praegu siin kell on veel vähe, et siin on tegelikult kell on alles kuskil mingisugune 6 läbi, et mul see autokell näitab endiselt aiateibaid, et ma homme hommiku muudan seal selle aja ära. Ja siis näis, kuidas edasi, et muidu kõik nagu ilusti sujus. Tuuker andis ka oma panuse, et siis kuskil seal maantee peal, kui mina sõitsin üle 100, siis ühel hetkel võis kuskilt tagapingi pealt kuulda sellist mõnusat sirinat. Et ta ikka, ta sai hommik oma söögi ja joogi ja siis käis pissil ja siis sõidu ajal tegime ka pausi, et sai pissile. Aga ju see siis sõidu ajal see teine paus jäi liiga venima tema jaoks. Mina nagu mõtlesin, et ta on juba hommikusöögi kõik ja joogi ära seedinud ja väljutanud, et on korras, on ju. Et varsti jääb magama ja sõidame aga. Aga tema nagu arvas teistmoodi, et ta ikka suutis autosse ka veel situda ja mõnuga nagu lasta siukse soru, et vähe ei olnud. Et õnneks junnid olid tahked, need sai lihtsalt paberisse ja minema visata, pole hullu. Aga pissiga oli natuke nagu probleeme, ütleme nii, et mu küljealune täna on kuiv, aga tekk ühest otsast on märg. Et selle märja otsa ma siis lihtsalt lükkan jalud sisse ja loodan, et saab oldud. Ja küll see tekk ära taheneb siin päevadega. Aga jah, tuleb talle teha natuke rohkem neid pissipeatusi, et tal on ka, ma arvan, et tal on ka siuke sõiduärevus, et kodus ta kindlasti magaks. Aga nüüd, kui me nagu sõidame, siis ei ole siin magamisest juttugi, et siis tuleb muudkui täpselt samamoodi, ta vahib kahe selle istme vahelt täpselt samamoodi terve päeva välja, et see ei ole sellest, et tal on palav või tal on nüüd jänu, vaid ma arvan, et see on nagu puhtalt siuke ärevusest. Tuleb talle ka anda kohanemisaega. Aga kõik on muidu hästi, et nüüd me oleme siin GFC tanklas
mina võtsin endale mingi burgeri ja friikad, ei olnud üldse hea, ma ei olnud kunagi KFC asju söönud. Minu jaoks natuke liiga soolane ja liiga piprane ja natuke liiga kuiv, nagu burger siis. Et niipea uuesti proovida ei taha. Ja noh, tuukersega ma õhtusöögi kätte ja väikse jalutusringi, et siin on ümberringi on siuke haljasala. Ja nüüd ma käin veel pesus. Et siin on tankla ka, et pesen hambad ja näo ja muud asjad ja siis loen natuke ja lähen magama ära, et ega siin midagi muud ei olegi. Ja homme siis alustab sõidupäeva siis, kui ärkab.